Rohkem kui pooled Eesti lapsed ja noored ei liigu piisavalt. Uuringud näitavad, et vähesel liikumisel ja liigsel istumisel on negatiivne mõju õpilaste tervisele ja heaolule, õpitulemustele ning koolirõõmule. Mõte algab! Tartu Ülikooli liikumislabori loodud programm Liikuma kutsuv kool aitab koolidel tuua koolipäeva liikumisrõõmu ja muuta liikumine koolikultuuri loomulikuks osaks. Tervis on ainult üks, et sa ei saa seda kuskilt enam saada. Väga paljud lapsed ei liigu sellepärast, et nad tahavad ägedad olla, nad tahavad ka näiteks mingid videomänge arvutis mängida. Nad ise nagu teevad enda tervist halvemaks, et nad võivad selle ees näiteks mingi prillid saada. Nende vanemad neid väga ei huvita, et kas nende lapsed on telefonis või õues või mida nad teevad. Kunagi oli nagu see, et kõiki arvuteid ja telefone ja selliseid asju nagu ei olnud. Lapsed said ennast ise lõbustada ja nad käisid ise õues mängimas või siis mängisid toas. Neil oli väga lõbus. Kui sa ei liigu ja su füüsiline tervis ei ole hea, siis vaimselt sa hakkad ka muutuma kurvemaks. Kui sa ei tee üldse sporti ja sa ei liiguta üldse, siis sul võivad hakata terviseprobleemid tekkima, mis on väga halb asi. Pange telefonid nurka ja telekad kinni. Liikuma kutsuv koolipäev algab rattaga või jalgsi kooli tulemisega. Aktiivseid koolitunde ja vahetunde toetab liikuma kutsuv õu ja kooliruum. Liikumisõpetuse tund pakub oskusi ja paneb liikumisest rõõmu tundma, et õpituga tahetakse tegeleda ka vahetundides ja vabal ajal. See liikuma kutsuv kool, see programm annab nagu ette selle raami, et mis need valdkonnad on, kus koolis üleüldse liikumine võiks aset leida. Et me räägime siin ju ka tundidest, me räägime aktiivsest ainetunnist, liikumispausidest tunni sees, siis me teame, et meil oleks vaja õuevahetundi selleks, et lapsed rohkem liiguksid. Meil on õuevahetunnid, meil on hästi palju liikumistunde, näiteks nagu meil on siin õuevahetunnis igal pool, millega saab liikuda. Meil on ka toas erinevad liikumisvahendid. Näiteks toas on selline, kus saad istuda ja mängida jalkat. Liikuma kutsuv kool tähendab see, et me lihtsalt ei istu 6 tundi järjest tooli peal ja ei vaata lihtsalt ühte õpikuid, vaid me vahepeal, meie aju vajab ka natuke õppimisest puhkusega. Me teeme siin erinevaid ajupause. Meil on õuevahetunnid on mingid mängud mõnikord. Meil on mänguvahetunnid, tantsuvahetunnid ja me liigume tundides palju. Me teeme erinevaid mänge ja käime hästi palju mingi õppekõikudel. Me ei ole koolis ainult lihtsalt istudes ja tasemetöö ajal lihtsalt arvutis, vaid me liigume ja me ei anna lihtsalt ajule lihtsalt tuupimist, lihtsalt külmalt tuupimist pähe, vaid me laseme ajul ka puhata ja niimoodi on lihtsam ka õppida. Liikumine on vajalik ja see on vajalik eriti koolides, sest et sul ongi lihtsalt raske keskenduda, kui sa oled päev läbi mingit tööd teinud. Kui sa natuke liigud sinna vahele, siis su aju saab korraks mõtetest vabaks ja siis sa suudad edasi palju paremini keskenduda ja kui sa ka liigud, siis sul on parem tervis ja sa suudad nagu palju paremini erinevaid asju teha. Kui sa lihtsalt istud ja sööd, siis sa esiteks keha rasvub ja teiseks, et liikumine on vajalik, kuna esiteks, kui sa liigud, siis su keha lihased on esiteks paremas vormis ja üldse sinu keha ja vaimne tervis on palju paremas vormis. Kui sa liigud, siis sa saad liikudes mängida palju mänge, mis on muidugi väga tore. Kui sa oled näiteks päeval hästi väsinud, kui sa ikkagi liigud, siis värske õhk on ju ja ka niisama liikumine toob hea tuju ja siis sul on palju mõnusam olla. Õues alati mängime jalgpalli või korvpalli.
mõnikord kukud ja siis muidugi läheb midagi mustaks. Kui sa liigud, siis sa oled aktiivne ja kindlasti sul on tuju palju rõõmsam siis. Liikumine muudab tuju ja see aitab hoida su tervist kui ka sinu õppimisvõimet, kuidas sa reageerid asjadele. Ma arvan, et paljudel inimestel võib-olla, kui nad isegi sellest aru ei saa, siis on poole parem meel, kui nad mängivad kuskil sõpradega. Üks parimaid viise lisada koolipäevadesse liikumist on mängu vahetundide abil. Need on vahetunnid, kus mängujuhtideks koolitatud õpilased viivad kaaslastele läbi erinevaid aktiivseid tegevusi. Kõik, kes tahavad, võivad tulla, kõik, kes ei taha, võivad jääda. Seal mängujuhid selgitavad mängu, kõik mängivad. Ja kui sa oled mänguvahetunnis, siis sa saad ka tutvuda uute sõpradega ja siis sul on lõbusam ka olla vahetunnis. Õues õppimine on hea võimalus laste ja noorte vaimset ja füüsilist tervist toetada ning nende õpirõõmule kaasa aidata. Me teeme tunde vahest õues ka, siis kui on mõnus soe ilm, siis võtame tööviikud. Klassiruumis meil vahest oleme väsinud, aga õues ei ole väga. Et siit saab oma klassikaaslastega rääkida ja koostööd teha ja saab lõukest kuulata. Üleval lendab ma näen. Ja ma tunnen ära, sest ma olen ise linnusõber. Liikumispausid on lühikesed pausid ainetunnis istumise katkestamiseks ning lühiajaliseks liikumiseks. See oli vaikne disko, õpetaja ise teeb selle ja siis on siuke, et see on hästi naljakas ja siis me liigume selle järgi ja see teeb ka tuju rõõmsaks ja on hästi naljakas. Sa tantsid nende piltide või nende videote järgi. Ja vahepeal me teeme tunni joogast, see on niuke, et seal on niuksed numbrid, see varsti tuleb, et on umbes 12 numbrid ja siis keegi valib ühe numbri, sa teed selle numbri, vajutad sinna peale selle plaadi ja seal on mingi tegevus, näiteks keegi teeb spagaati, siis sina pead järgi tegema. Sa ei tee või? Minul on ka. Mul on aktiivsed ainetunnid, lapsed käivad õues, on oluliselt rõõmsamad ja ma ei tea, peavad koolipäeva lõpuni hästi vastu. Õue vahetund toetab laste füüsilist ja vaimset terviseseisundit. Mina olen tegelikult eelkõige märganud ikkagi seda rõõmu, mida see liikumine lastele toob ja võimalust läbi selle liikumise oma sotsiaalseid suhteid kujundada, sõpradega suhelda, koos vabalt mängida, erinevaid spordialasid katsetada. Õue vahetund on selline nagu vahetund koolis, kus kõik saavad õue minna. Me mängime hästi palju, vahepeal mängime korvpalli. Seal on korvpalliplats, kus mängida. Olen skatepargis ja mängin mänge. Kas õue vahetund on sinu lemmiktund? Jaa, on küll. Minul on ka see lemmiktund. Õue vahetund? Ikka õue vahetund. See on suurepärane võimalus lastele selliseid sõprussuhteid luua vabas keskkonnas, et koolis ju muidu vahetunnid on õige lühikesed, seal on palju spordimänge, meeskonnamänge, tekib võistlushasart, samal ajal on vaja ikkagi sõpradeks jääda, reegleid kokku leppida. Viimased 2 minutit! Liikuma kutsuvates koolides on lastel enam liikumisvõimalusi ja rohkem koolirõõmu.